Mina olen Eiki Leppmets, tulen siis endisest praegusest Martna osavallast, elan hetkel Karu talus. Aga kuna mina teid väga vähe tean, kes te siin olete ja teie vist mind ka mitte, siis ma võtsin ja tegin paar slaidi, mis seda ettekannet võib-olla aitavad nagu sisse viia või sisse juhatada siis. Et miks mina, kes ma tegelikult elan Läänemaal püsivalt aastast 2015, nüüd siin teie ees nagu olen. Tõesti, ma olen sündinud Kehras, see on Harjumaal, kus on siis ka praeguseni tegutsev suur tselluloositehas, aga ja sealt on ka pärit selline tööstuslik tunnetus, et meie Eestimaal on vaja sellist suuremahulist tööstust, kuidas ka see tööstusettevõte toimib, selline arusaam seal elades tekkis. Ja selle kõrval märkasin ja nägin ka sellist rohelisemat poolt, kui hea seal oli suusatada ja Jägala jões ka ujuda. Aga minu juured ma olen tundnud ja tunnetan siiamaale on kogu aeg olnud Läänemaaga väga tihedalt seotud, nii et kuigi ma olen sündinud, kasvanud Kehras, siis tegelikult ma ise tunnen, et ma olen tegelikult läänlane, sest isapoolne suguvõsa on siin aastasadu elanud, siis täpsemalt siis Keravere külas. Ja ütleme, see piirkond ja need suved ja need nädalavahetused, mis siis nagu siin sai veedetud, on tegelikult mind nagu saatnud kogu minu elu ja kui ma vaatan ka tänast ettekannet tehes, siis nendele tegevustele, milleni ma nagu täna olen jõudnud, siis tegelikult ma arvan, et see kodukoha tunnetus on tegelikult hästi oluline vist iga inimese jaoks, vähemalt minu puhul see niimoodi välja tuli, et siit võiks ju näha Pilliroog, mis oli omal ajal väga kõrgeks, eks ta siiamaale on ju, siin on näha rannaniidud, poollooduslikud kooslused, mis siis isaga jalutades umbe kasvasid ja nüüd on mure selle pärast, et miks keegi neid ei niida, ja ka see, et kui see küla siis aina hääbuma hakkas ja talud kokku kukkusid, siis et midagi võiks ju nagu ette võtta ja väga tore on nagu tõdeda, et tänu ka nendele fondidele, millest me täna räägime, on ikkagi väga palju maapiirkonnas maaeluga juhtunud ja muutused on kõigile nagu silmaga näha. Otsapidi siis jõudsin Maaeluministeeriumisse juba päris ammu aega tagasi ja olen seal siiamaale. Esialgu sõitsin siis Tallinna vahet ja võib öelda, et tegelikult ka juba siin Läänemaal elades ja Tallinnas käies, et ega kogukonda sisse ikkagi inimene sellel hetkel ikkagi ei sulandu ja ei teki neid tutvusi, ei teki sellist sünergiat, mida tegelikult me igapäevases elus vaja on. Ja kui mul õnnestus Jaani tänaval, Jaani 10 saada üks kontor, siis läksid asjad minu jaoks lahti, ma integreerusin, et selles mõttes ütleks küll, et hästi oluline on see, et me suudame töökohti siin luua, et ka need kontorid oleksid siin, just siin Läänemaal, et tõenäoliselt see inimene, kes ainult Tallinnas tööl käib, aga elab ikkagi Läänemaal, ta tänases mõttes sellisesse olulisse kogukonda ei sulandu niivõrd ja ei osale seal ja ta nii-öelda ka kriisisituatsioonis võib-olla ei saa nii hästi hakkama. Ta ei tea, kust ta saab toitu, ta ei tea, kust ta saab teenuseid, et kes on need inimesed, kes talle appi tulevad või kellele ta ise võiks appi minna. Ja siit alt on näha mõned slaidid, et miks siis rohemajandus mind on kõnetanud, et ma olengi tõesti tegelenud erinevate teemadega ja ma arvan jätkuvalt, et need on Läänemaale ka hästi olulised, on nad siis nagu kiviaedade taastamine,
ütleme erinevate toetusmeetmete ettevalmistamised või siis on kohalikud tõud või sordid või poollooduslikud kooslused või pärandliidud, nende taastamine, mahepõllumajandus, siis mullad, et mullad, mis on meie kõigi ütleme toidutootmise ja samamoodi selle metsanduse alus või tegelikult tänapäeval me räägime muldadest isegi palju laiemas kontekstis, et mullad kui süsiniku sidujad kliimapoliitika kontekstis ja noh, nii edasi. Et need on need sellised põnevad teemad, millega ma olen tegelenud. Ja kui ma siis siia Läänemaale siis tulin elama, siis mõtlesin, et peaks ikkagi seda ettevõtlust ka proovima. Et kui ma senimaani olen toetanud neid ettevõtteid ja aidanud, ütleme, neid meetmeid välja töötada, et mida tegelikult tähendab siis see ettevõtjaks olemine, et ega see lihtne ei ole. Aga ma ise mõtlesin enda jaoks nagu välja, et see on nagu hobi, aga ütleme, et ma nagu oma hobile ei pea nagu peale maksma. Et see on nagu üks asi, mida võib-olla ei peaks nagu pahaks panema, kui keegi, ütleme, põhitöökohaga töötab ühes kohas, aga tal on lisaks veel selliseid väiksemaid laadi nagu ettevõtlus, mis tegelikult, ma arvan, nagu kogukonnale ja ütleme siis ka keskkonnale pakub nagu omajagu, et minu jaoks see kolmnurk, mida ma siis ka hiljem näitan, kus see säästva arengu kolmnurk, kus on nagu see majanduslik pool, et ettevõte tooks sisse, see, et seal oleks see sotsiaalne pool, et mida sa siis nagu kogukonnale pakud ja ka see keskkond, et sa seda kaitsid, et mina leian, et kui ma kõiki neid kolm asja nagu kokku vaatan, siis ma nagu siia Läänemaa, ütleme sellele väiksele piirkonnale omast arvates nagu ühe inimese poolt panustan nagu päris palju, et me ei peaks nagu pelgama nagu seda, et just vaatama neid erinevaid neid kolme seda kolmnurka osapoolt üsna võrdelisel või võrdsel määral. Ja sai siis ka loodud Läänemaa Ott MTÜ-na ja see oli minu jaoks selline ma ütlen, et see pani mind nagu kogukonna mõttes siin Läänemaal nagu elama, et ma leian, et hästi oluline, et sellist vormi MTÜ-sid kooskäimisi, et selliseid asju nagu toetatakse ja märgatakse. Sealt tekkisid suhted, seal tekkis sõpruskond ja see integratsioon oli ka minu jaoks väga hea, et just, et kui inimesed koos käivad, suhtlevad, tekivad just sellised head võimalused ja see on nagu nii oleviku kui tuleviku mõttes oluline. Ja see eelnev slaid tegelikult juhatas sisse selle põhiosa sellest minu ettekandest ehk mida ma olen märganud just nagu viimasel ajal, et kui palju meil tegelikult on selliseid materjale, mis mõne jaoks on nagu ülejääk, aga mis kellegi jaoks on väga suure väärtusega. Aga me võib-olla sellest ei tea, et neid näiteid on siin ka Läänemaa kontekstis minu arust meeletult palju. Ja sõna otseses mõttes, et siit tõesti saab saia, et see sõnnik või siit, et see on väga väärtuslik ja tänapäeval, ütleme tänasel päeval, me ju näeme, et ka põllumehe jaoks mineraalväetis on väga kallis, seda ei tule piisavalt, et see sõnnik on läinud hinda. Et ka neid näiteid, kuidas mingisugune materjal, mis kellegi jaoks on peaaegu jääde või ongi jääde, et kuivõrd see on tegelikult aja möödudes nagu väärtuslikuks muutunud, neid on ka siin Eestimaal väga palju, et jälle tagasi minnes sinna Kehra aega, et see paberivabrikust ülejääv saepuru veeti sellel ajal prügimäele, mis siis põles, eks ju. Täna on kogu see puidu teema niivõrd kinni, et kõik kasutatakse ära, välja arvatud see, mis õhku läheb, eks ju, mingisugune lõhn, eks jääb, eks ju, mingisugune lõhn. Et praktiliselt see on kõik väärindatud. Et kindlasti ja ma näen, et on ka põllumajanduse poole peal on veel mitmeid asju, mida saaks palju paremini väärindada. Et küsimus on, et kas me teame, mis need on ja kes on need inimesed, kes nende ideede peale tulevad. Et sellepärast
ma ise leian, et on hästi oluline, et me erinevate selliste näidete najal või näidete kaudu inimesi selleks nagu turgutame, ja see meelitab minu arvates juurde ka selliseid väiksemaid ettevõtjaid, et nad ei pea panema püsti, ütleme, suurt tööstust, suurt tehast, aga ütleme, et 1-2 töökohta või isegi kas või poolikut töökohta, nagu ennem rääkisin, et selline osaline töökoht, et peaasi, et inimene elab Läänemaal, et integreerub, et ka sellised väiksemad vormid kindlasti on nagu võimalikud. Et siin ma olen mõned asjad, eks ju, välja toonud ka, et mida ma olen ise praktiseerinud ja siis ka mõned teiste näited, et sõnnikust, eks ju, on ta siis hobuse või veisesõnnik, on ju, mida siis saab, eks ju, oma maale vedada ja see on täitsa niimoodi, appi, et käid ja korjad seal, eks ju, selle rehaga seda sõnnikut ja see on tõesti kulla väärtusega, et mis selle siis, eks ju, kasvab, milline köögivili. Või on siis lambavill, eks ju, täna juba tehakse lambaviljast pelleteid, on ju, et ta, ütleme, lõngaks ei taheta, on ju, lõng muidugi võiks olla jätkuvalt oluline ja seda võiks lõngaks väärindada või kedrata, aga olgu, et kui hetkel ei lähe, et siis ta on väga väärtuslik kattematerjal ja nii-öelda väetis tomatitele ja kõigile muule, eks ju. Et on väga hea, kui seda on võimalik saada ja sa pead jälle teadma, et kelle käest sa seda saad, et see kellegi jaoks on tõenäoliselt ülejääk, aga ühel hetkel sa pead sellest hakkama ka maksma ja praegu juba tundub, et juba läheb sellepärast, et tänasel päeval näiteks, et need, kes pügasid lambaid, vedasid selle villa juba ära, et eelmise aasta vill seisis kottides, selle aasta vill veeti juba ära, et sellest teha tõenäoliselt graanuleid. Või siis on näiteks pilliroopuhk, need samased pärandniidud on ju, luhaniidud, sealt jääb üle pilliroog, mis sellega teha, eks Lihulas on katlamaja, aga ma näen, et seal kindlasti on veel võimalusi, pillirasse võiks ju kõrsi teha juba, on ju, et mida ja näiteks me vedasime siin ühe teise väikeettevõtjaga selle põllu peale, et muld peab olema kaetud, on ju, ja me vedasimegi põllule, sest ta on süsinikurikas, on ju, et vaatame, mis sellest tuleb, nii et jah, et need põllud, ühesõnaga need kellegi ülejääk leidis nagu tee meie põllule, aga sa pead seda inimest teadma, kellel see materjal nagu jääb üle. Või siis näiteks olete ju kindlasti kuulnud sellisest koostöövormist, kus Tammejoore mahetalu koos siis Eesti seenevarmiga, Tammejoore mahetalu nii-öelda ülejääkidel kasvavad seened ja omakorda siis see ainsat osaühingu Spinoso, tema siis kasutab seda siis oma köögiviljade kasvatamiseks, et selline tore ringlus jällegi selline koostöövorm. Või siis käisin maad kuulamas tenekaubanduses, et nendel on puidupakkematerjal, et jälle, et nendel jääb seda üle ja tegelikult et on nii-öelda võimalus kasutada seda köögivilja kasvatamiseks, seal on teatud nii-öelda selline meetod, kus nii-öelda umbrood kaetakse kinni ja siis nad lihtsalt hävivad seal all, et ma ei pea mulda ümber keerama, aga see on nii-öelda sellise ühe tootmisviisi selline üks nagu praktika, et on võimalik kellegi ülejääk jälle ära kasutada. Nii et siit on jah küsimus, et millised on need, ütleme siis sinu talu, valla või siis küla valla ja nii-öelda edasi, et need ressursid on ju. Et mis seisus need on ju, kust nad asuvad ja kuidas neid kasutada. Ehk ma arvan, et need kaks poolt on, et millised need on, kas me neid teame ja kuidas neid kasutada, et kes on see, kes nende toredate ideede peale nagu tuleb, et kas me saame ise erinevate projektide kaudu selleni inimest nagu suunata ja kuidas seda kõike soodustada, et siin ma olen lihtsalt väikse valiku nagu teinud, aga igaüks võib eks ju mõelda, et mis on siin need, et kust siin seda töökohta saab siis eks ju luua või millist ettevõtlust nende piltide juures, millise ettevõtluse peale nende piltide juures nagu mõelda, on ju, et näiteks siin on eks ju kalandus, et võib-olla kalarapped oleks nagu üks teema, on ju, et äkki tomati alla ju väga hea, on ju. Metsaga vist on tõesti, et on peaaegu kõik ära kasutatud, aga ikkagi jälle meenub, et lehed näiteks, käisin jälle enda näide, käisime Nõval, olime mingil üritusel, vaatan, et lehed, et kaselehed näiteks, suurepärane materjal, ma kohe olin Nõval, aga ajasin kohe kotti need kaselehed, sest minu jaoks oli see väga väärt materjal.
ja siis, kui ma näen, et keegi seda põletab, siis ma mõtlen, see on ju materjal, see põleb, noh, et milleks seda nagu põletada, aga noh, ongi, et noh, et see inimene, et kuidas viia need inimesed kokku, see, kellel on noh, mingi asi nagu ülejääk ja mina, kes ma tegelikult tahan saada või samamoodi näiteks Haapsalu Linnaskultuurikeskuse juures Kojamäes lükkas eelmine aasta lehed kokku, oli juba kotti pannud ja ta oli nõus selle koti minu autosse lükkama. Noh, et tõenäoliselt oleks ta läinud ka Haapsalus sinna komposteerimisväljakule, aga ma olin nagu üliõnnelik, et ma sain lehti, eks ju, noh, et noh, lihtne näide, aga ma arvan, et neid variante on nagu, või noh, näiteks siin on, eks ju, see muda on, et on juba põgusalt jutuks olnud, et kuidas seda muda, mis praegult see tervisemuda, mis nagu üle jääb ja mis läheb siis nagu reovees ette hulka või reo hulka, et kas seda saaks kuidagi väärindada, kas seda saaks näiteks põllule vedada, et jälle, et noh, muld tegelikult teda vajaks, aga mil moel seda saaks siis kasutada ja viia nii-öelda põllule. Et või siis noh, meie turvas on ju, meie sood, et noh, need on ka meie ressursse, et kas me peame noh, mingil moel kindlasti me jätkame selle turba kaevandamisega, aga põhimõtteliselt võib ju ka mõelda, et noh, et kas me nii palju peame kaevandama, see on, eks ju, noh, ettevõtluseks on loomulikult oluline, aga on ju teatud kohad, kus me saaksime seda turvast asendada, noh, selle mulla tekitamisega, et paned selle sõnniku, paned need heina näiteks, eks ju, noh, ühesõnaga sa hakkadki komposteerima ja siis seal tekib, eks ju, noh, muld õige majandamise korral, mida tegelikult sa saaksid müüa, nii et nii-öelda, kes on siis see ettevõtja, kes hakkaks siis seda, noh, need ressursse nagu kokku panema, et tekikski muld, mida siis ütleme meie kohalikele elanikele müüa, ja köögivilja kasvatajad, ütleme mujal riikides on väga tavaline see, et ongi, et mitte sa nii-öelda see nagu, noh, nii-öelda, et mitte maad, eks ju, künda, just sellise väikese mahuline, nagu nad ütlevad market gardening inglise keeles, et seal on väga tavaline, et sa ostadki selle kompostmulla ja sa vead sinna peale. Et sa ei too alt üles, eks umbrohtusid, aga sul ongi selline korralik umbrohu puhas muld, mille sa need vead peale ja need kasvavad täiesti võrratult, need köögiviljad. Veehoiuvõime väga hea ja nii edasi. Et noh, et kus on see meie ettevõtja, kellelt mina praegu teeksin mulda ostan. No üks õnneks on, aga noh, neid võiks olla veel, et just neid ressurssi niimoodi väärindada. See on lihtsalt üks näide, aga neid näiteid, kui hakata nagu vaatama, on ikka omajagu. Ja siin on nüüd siis vastus nii-öelda ühele küsimusele, et noh, millises seisus on meie ressursid, on ju. Lihtsalt üks näide, et looduslik rohumaa, kui me mõtleme nende looduslike pärandniitude peale, et noh, mis väärtust endas nagu kannab, et millist ettevõtlust saab arendada. Üks on selge see, et loomakasvatuseks ja seda kasutatakse ka, aga mida saaks veel teha, et kui me mõtleme, et noh, selliseid, ütleme, et lähme korraks tagasi, et kui me vaatame seda allpool siis nüüd, teie jaoks siis vasakul nurgas, on see lilleniit, et kui me mõtleme nüüd oma lapsepõlve tagasi, et kuidas me tegime pärgasid ja kõike muud, et kui palju meil on praegu selliseid lilleniite, et me saame lihtsalt noppida, on ju. Et võib-olla noh, tulevikus kujuneb see samamoodi selliseks, jah, et see on see, ma arvan, et kõik vist näete seda, on ju, selliseks ettevõtluse, noh, ütleme mingiks väike vormiks kellegi jaoks, et võtta, et näed, siis saab kokku korjata neid lilli või siis näiteks kas või seemned, et noh, see on see, et ta ei ole väga suur, aga ta loob jälle mingisuguse töökoha, et just mõelda, et mida veel saaks nagu selle ressursiga teha. Ja noh, ongi, et need looduslikud rohumad, mida siin Läänemaal oli tegelikult palju, neid on selle viimase, ütleme, 10 aastaga väga-väga palju üles küntud, sellepärast, et noh, et külvata sinna siis noh, nii-öelda noh, nagu selline kultuurrohumaa, aga noh, ütleme, et ka selle elurikkuse mõttes on see väga oluline, ka selle silmailu mõttes on, noh, me tahame näha seda rikkust ja me oleks ju mõistlik jätta see ka oma tulevastele põlvedele ja siin ma olen toonud ka välja ühe nii-öelda inglisekeelse slaidi, et ka meil elavad siin ka nii-öelda Hollandi inimesed, et Holland tahab neid alasid, noh, neid looduslikke rohumaid
tagasi saada, sest ka see on nagu loomakasvatuseks on ka sellised kultuurid, mis mitmekesised kultuurid on seal olulised, et neid on väga-väga vähe järgi jäänud ja ütleme, et aastal 2018, kui see slaid oli tehtud, siis oli neid alasid, ütleme, oluliselt rohkem võrreldes tänase päevaga ja jälle etteruttavalt võin öelda, et kuna ma selle valdkonnaga ka Maaeluministeeriumis töötan, siis ütleme järgmise perioodi üheks meetmeks, mis siis järgmisest aastast lahti läheb, oleks siis ka nende selliste looduslike rohumaade või pärandniitude toetused, kus siis motiveerida siis põllumehi neid ka hoidma, et ta ei ole mitte päris poollooduslike koosluste toetus, aga need, mis ei ole Natura-alal, et siis nende alade nagu säilimine just ja seejuures siis ka võimaluse andmine mingiks ettevõtluseks kasutada, et need oleksid siis et see oleks nagu säilitatud või et oleks ikkagi jätkuvalt olemas. Ja siis siin vist lõpu eel, et nüüd sellel nädalal vist käis uudistest läbi selline näide, mida siis meie teadlased Keenias siis nagu teevad, et neid näiteid on siin Eestimaa pealt ka üsna palju, aga lihtsalt, et riisituhast on plaanis siis elumaju hakata ehitama, et ongi, et hea näide just, et need on probleem ja on lahendus, aga õigemini seda lahendust aitavad otsida teadlased, et minu hinnangul sellist koostööd, kus kellelgi on mingi selline mõttepisik, et on selline, ütleme, ressurss või materjal, et mida võiks nagu teha, et see on ma arvan, üsna sellist toetamist väärt, et kaasata just rohkem selliseid teadlasi, kes aitaksid seda ettevõtjat selle teekonna juures. Ja siia kõrvale ma tõin kohe ühe värske näite Ants Alelt. Eile just tegin selle foto ja olen seda tema taimekasvusstimulaatorit kasutanud ka, et jällegi oma Aeska rannast on ta siis seda rohevetikat korjanud ja siis seda kääritanud, siis pannud selle pudelisse ja tegemist on siis väga hea väetisega ja ma sain aru, et ta siis saab sellele vist ka litsentsid või selles mõttes nagu õiguse, et ta saab hakata seda päriselt nagu müüma ka väetisena, et ametlikud load saab sinna taha ja et jälle, et vedeleb rannas on ju, puhastab ühtlasi randa ja tekitab sellise väetisaine või mingisuguse toodangu, et seda siin on ju, võiks olla mingisugune kasvupotentsiaal, seda saab ju pritsida suurematele põldudele ja edasi, et isegi olen neid kääritisi teinud, et väga hästi toimivad, et on nad siis nagu lõgeseleotised või muud, et ei pea olema mineraalväetis, mille sa ostad sisse, aga see ressurss on meil endal siin ju olemas, et küsimus on, et kas me oskame seda näha ja väärindada, et just jääks nagu siia. Jah, mõni slaid on veel jäänud natukene aega ka, et tõesti me ju kõik teame, et me oleme hetkel kriisides ja minu hinnangul küll, et ega need kriisid vist nii palju õppe, et me vist me vist jäämegi nagu siia, et küsimus on, et kuivõrd me nagu kõige sellega nagu hakkama saame, et mis siis kokkuvõttes nagu oluliseks muutub, et mulle endale, nagu ma ennem ütlesin ka, et selline võimalikult kohalik igas mõttes on hästi nagu oluline, et kas siis et kohalikke inimesi kaasates, kohalikud ressursid ka müües kohalikule turule, mis ei välista, ütleme, ka teisi ettevõtlusvorme, või ütleme, teisi nagu suundi, aga et sellele tõenäoliselt võiks rohkem tähelepanu pöörata, et seda lihtsalt need viimase aja arengud on näidanud, et kriisides ikka koputame naabri uksele. Siis on veel selline mõte, et kuivõrd me oleme ühes paadis, et kuivõrd me saame ühtemoodi nendest kriisidest ka nagu aru ja kuivõrd me teame, et milline on see keskkonnakriis või milline ütleme, see tervise või julgeoleku või ütleme, see majanduskriis, et see suunamine selle
mingi uue või mingite valikute poole, et see ei tunduks sellise ettevõtjatele sellise nagu peale sunnitud asjana, mida tihtipeale võib näha, et loota, et me justkui nagu peame või Brüssel kirjutab ette, et omajagu aega on vaja nagu sellele pühendada, et inimesed saaksid ka aru, et jaa, et see on meie elu, et me tõesti teame, et need on meie kriisid, need tõepoolest, et mõjutavad meid, et mitmete asjadega on niimoodi, et me ei suuda nagu seda kõike ette nii-öelda näha, aga siis, kui me päriselt ise tunnetame seda, et siis võib olla juba nagu hilja, aga selles mõttes on nagu hea sellist eelnevat tööd teha, et inimesed nii-öelda näeksid ka seda, mida võib-olla nii-öelda kõrgemad otsustajad näevad või et seda on selles mõttes hea näidata või kaasata just inimesi nendesse aruteludesse ja selgitada, et miks on sellised valikud ka ütleme ettevõtluse suunamisel tulevikus. Ja tõesti, et räägime eks ju ka tänasel päeval rohepöördest, et sõna, mida ma siis ei ole oma ettekandes kordagi kasutanud. Et küsimus on, et kas me tunnetame, ütleme ettevõtjatena, et see on nii-öelda asi, mida me peame tegema, et meil muud valikut pole, et keegi ütleb, et me peame tegema, või me suudame ikkagi selles näha võimalusi ja ütleme, et jaa, tõepoolest, et see pakub võimalusi midagi uutmoodi teha, eristuda teistest ettevõtjatest, olla nii-öelda esimene, kes mingi toote või teenuse turule toob. Ja siis olen siia välja toonud paar nii-öelda arvamus sellist nupukest, et ma ei tea, kuivõrd te seda siin näete, aga jah, et kui neid seda tänast päeva ja vaadata, et kus me siis nagu oleme, siis jah, et nagu üks ütles, et ausalt öeldes on jäänud ainult üks küsimus, mida me peame endilt küsima ja see on, kas me teeme kõik, mis meie võimuses, et muuta see maailm meie laste ja nende laste jaoks võimalikult turvaliseks ja vastus peab kindlasti olema jaata. Ja siis on ka siin arvamus kliimamuutuse kohta, et see ohustab kapitalism ja kapitalism ei suuda selle muutusega toime tulla ega seda üle elada. Et selle kommentaariks ütleks, et jah, et küsimus on, et mis asi on nagu majandusareng, eks ju ka tänases mõttes, et kas me peame rohkem või me vaatame, et kuidas see majandus läheb pigem nagu niimoodi, eks ju, et mis asi on, et kas ta peab kõik nagu kasvama, et see on pigem nagu küsimus ka ütleme nendele hindajatele, et mida see ettevõtja peab siis selleks tegema, et saada nüüd nii-öelda nagu toetus, et kas tal peavad majandusnumbrid suurenema, olgu töökoha loomine on hea, aga mida ta veel nagu teeb, et võib-olla otsida seda muud, mida tegelikult meie kogukonnas on ka veel vaja või nii-öelda meie säilimiseks või meie laste heaoluks, mida veel on nagu vaja. Et mul oli hea meil nagu kuulda, et siin see sotsiaalfondiga seotus tuleb sisse, mina täitsa kujutan ette, et seda sünergiat siia tuleb mõnusalt kohe juurde, et saab siduda neid ettevõtjaid sellise sotsiaalse poolega. Et jah. Ja siis on siin välja toodud ka üleilmsed säästva arengu eesmärgid, et selle slaidi tõin välja sellepärast, et tegelikult see mõtteviis nii-öelda rohepöördest minu hinnangul käidi välja juba aasta 2015, aga sellel hetkel oli see justkui, see on jube kauge, et teeme aga aruandeid, esitame aruandeid, aga me ikka saame ise nagu hakkama, aga kui sellesse sisse nagu minna ja vaadata, et mis on siis nagu olulised selle ÜRO, selle säästva arengu tarvis juba aastal 2015, siis need on nagu need, mis peaksid meil praegu tõesti kõik nagu ettevõtluse mõttes ka minu arvates nagu laual olema. Et see on nii koostöö, säästev tootmine, tarbimine, sooline võrdõiguslikkus, ebavõrdsuse vähendamine, tööhõive, majanduskasv, kliimamuutuste vastased meetmed, jätkusuutlik energia, näljahäda, vaesus, tervis, heaolu, kõik muu. Et kui me vaatame otsa, et kui palju me praegult ja milliseid projekte oleme nagu toetanud, et kas meil midagi nagu prevaleerib, et äkki me peaksime just laiendama, et mis asi on see kestlik areng, eks ju, ka selle meie
meie piirkonna mõttes ja siin ma jõuangi siis nüüd selle nii-öelda kolmnurgani, mis siiski on nagu pallidena toodud, et just see keskkond, sotsiaalne ja majanduslik pool, see kokku tegelikult moodustabki selle kestliku arengu, et selle poole peaks minu hinnangul veelgi rohkem nagu mõtlema. Ja jah, et kohe ongi viimane slaid, et lihtsalt ühe näitena, mis minu arvates nagu väga hästi või mis nagu hakkab nagu pead nagu tõstma, ongi see, et need ressursid, mis meil on siis nii-öelda ütleme maast üles kaevatud või mis meil on nagu olemas, et neid nagu hoida võimalikult kaua ringluses. See, et me suudame ise autot parandada, ise riideid parandada, neid näiteid on nagu palju, et see nüüd on juba pigem nagu sellise teenuse poole, aga miks mitte nagu arendada ka neid ise tegemise oskusi või näiteks vaipade kudumine, eks, et miks me peame ostma vaibad, kui tegelikult keegi teeb kaltsuvaipu, on ju, et väga, väga tore on ju. Et minu arust see Kopli isetegemise festival on nagu selline väga vahva võimalus nagu näidata, et see on tõesti nagu oluline või näiteks saapaparandus või kõik et neid teenuseid, neid kohalikke teenuseid, miks ka mitte jälle töökohti luua läbi nende, et sa tead, et mul on see häda käes, ma tean, ma helistan sinna, et see teeb seda, keegi, seal on rookatuse tegijad, seal on need ja need, et jah, et neid võimalusi on päris palju, et sellega ma siis jah, oma ettekanne lõpetaks. Aitäh!